Nüüd pöördume Afganistani poole, kus tähistatakse Talibani taas võimule tuleku 5. aastapäeva. Valitsedes seda riiki, nad väidavad, et on toonud Afganistani tagasi stabiilsuse tunde. Samal ajal inimõiguste küsimus kerkib esile, kui rääkida ÜRO ametnike ja teistega, sest naiste ja tüdrukute õigused on ära võetud. Tegelikult noored naised ei saa jätkata koolis käimist pärast 6. klassi. Ning isegi naistel ei ole lubatud minna avalitesse kohtadesse nagu jõusaalid ilma meessoost saatjata. Nii et küsimus on, mida me saame selle vastu teha? Ja meil on nüüd külaline, kes liitub meiega Kanadast. See on Faroza Mustari, psühholoog ja Afganistan Women Foundationi juhatuse liige. Aitäh, et olete siin. Aitäh, et mind siia kutsusite. Nii et selgitage naiste õiguste eest seisjana. Milline oli olukord Afganistani naiste jaoks enne Talibani taas võimule tulekut ja võrrelge seda praegusega? Kas olukord on nüüd halvem? Aitäh. Lubage mul alustada sellega, et need 5 aastat on olnud raisatud potentsiaali aeg. Mida ma sellega mõtlen on see, et enne seda naised said kasutada oma täielikku potentsiaali. Iga avaliku elu valdkonnas, kuid nüüd teate ju, nad on kodus vangid ja nad on kaotanud oma identiteedi. Ja see puudutab rohkem kui ainult naisi, sest olukord, mida me kõik Afganistanis kogeme, mõjutab perekondi, lapsi ja Afganistani tulevikku. Nii et see ei puuduta enam ainult naiste õigusi. See ei pruugi enam olla ainult naiste õiguste küsimus. See on kriis. Meie Afganistani naised nimetaksime seda kriisiks. Ma kujutan ette, et sul on perekond, sul on tuttavaid Afganistanis. Milline on kogemus olla tüdruk tänapäeval, teades, et praegusel hetkel pole sul pärast 6. klassi enam tulevikku? Äärmiselt keeruline, äärmiselt raske. See on kõige raskem ajajärk, mida me kogeme. Ja olles ise naine, kes ise koges Talibani võimu aastal 1995, ma tunnen seda lihtsalt. Ja kui mul on seal perekond, lähedased, sõbrad, on äärmiselt raske elada ilma identiteedita. Olla elus, aga sul ei lubata elada inimesena. See on äärmiselt raske mitte ainult naistele, vaid kõigile, kes seal elavad ja peavad selliste reeglite järgi elama. Noh ja ma kujutan ette peredes, kuidas on sinu teada lood peremeestega, ma kujutan ette. Et sa tead, mitte igas peres olen kindel, et on palju isasid ja abikaasasid, kes sooviksid samuti oma lähedasi aidata. Kindlasti. Nad toetavad ja aitavad oma lähedasi ikka veel, pakkudes neile võimalusi käia põrandaalustes koolides, saada ligipääsu veebiharidusele, seistes nende eest erinevate vahenditega. Nad on ikka olemas ja toetavad, kuid on süsteemsed piirangud, millest keegi ei saa lihtsalt üle astuda. Kui seadus sind piiravate määrustega. See on süsteemne probleem. Isegi kui sul on toetav perekond, see ei toimi. Jah, see võib olukorda mingil määral leevendada, püsida keskendununa ja õppega seotuna, kuid see ei ole lõplik lahendus. Õige. Kas rahvusvaheline kogukond reageerib õigesti, kui nad ei tunnusta Talibani? Ma ütleksin, et jah. See ei too naiste ellu mingeid praktilisi muutusi, aga mitte tunnustamine ei tähenda, et te toetate naisi. Olukord pole sellest ajast muutunud. Jah, juba 5 aastat. Nii et me oleme rääkinud erinevatel platvormidel on olnud. Eestkõnelejaid on olnud platvorme, aga praktilisi samme pole astutud. Midagi pole muutunud. Wow. Ükski kooli uks pole veel avatud.
ühelgi tüdrukul pole veel lubatud kooli minna, nii et ma ei usu, et laudade taga istumine ja Afganistani naistest rääkimine tooks Afganistanis mingeid muutusi. Afganistani naiste ellu, nende, kes on endiselt seal, õige, ja vaatavad meid kõiki. Vau, hästi, Faroza, aitäh sulle väga sinu mõtete eest. Oli tõesti rõõm sinuga rääkida. Suur aitäh, aitäh!